Võrkpallis teiseks sööduviisiks on altsööt. Altsöötu kasutatakse nii servi vastuvõtul kui ka kaitsemängus. Kõigepealt vaatame altsöödu kätetehnikat. Nii, Henri, käed on üksteise kõrval, siis paneme käed üksteise peale ja lükkame pöidlad kokku. Hästi oluline on pöörata tähelepanu sellele, et ka randmed surume alla. Et see randmete alla surumine tekitab meile piisavalt sirge ja hea platvormi. Mis veel ülakehasse puutub, siis altsöödu puhul peaks õlad suruma natuke ettepoole. See aitab meil paremini palli kontrollida. Nüüd vaatame altsöödu jalgade tehnikat. Jalad peaksid olema põlvest natukene kõverdatud, üks jalg eespool kui teine. Henri keera siia poole ja keha asend peaks olema suunatud ettepoole, mitte sirge, mitte selja taha. Täpselt selline, nagu praegu siin ongi õige altsöödu asend. Oluline on altsöödu puhul see, et kätega liiga palju ei vehitaks. Käed lihtsalt saadavad palli. Kogu töö teevad altsöödu puhul jalad. Et jalast tõuseb mängija ülesse ja suunab jalgade jõuga palli edasi. Mitte ei vehita kätega. Andres, palun näita, kuidas valesti oleks teha, kui sa kätega vehid. See on nüüd vale, et siis on raske palli suunata, palli täpselt mängida. Et jalgadest algab altsööt. Poiste puhul on siin näha, et nemad mängivad natukene rohkem kätega, aga see on ka loomulik. Kuna nendes jalgades nii palju jõudu ei ole, et jalgadega kogu töö ära teha, siis on see iseenesest mõistetav, et nemad peavad kuidagi seda kompenseerima. Aga iseenesest käed on ilusti sirged kuni löögi lõpuni. Nad ei ava seda platvormi ka soorituse lõpus, hoiavad ilusti koos ja kõik on väga hästi. Oluline on tabada palli õige kohaga, ehk siis et mitte selle tugeva, teeme korra stopi, et oluline on tabada palli, võta asend sisse selle pehme kohaga siit kätest, mitte selle kohaga. Näete, siit on punane ka, ehk siis on Henri tabanud palli õige kohaga. Et see on samamoodi, et selle kohaga saad suunata palli sinna, kuhu sa soovid, siit põrkab pall sinna, kuhu ta ise soovib. Läks edasi.